Käsitepalkma ehitada kutsevõistluse mõte on eelkõige see, et esiteks tuua välja need oskused ja tuua välja need meistrid, kes tegelikult muidu töötavad kuskil tehases, kes toodavad mingisuguse reaalse maja, aga nii-öelda, et keegi ei tea, kuidas see protsess toimub. Täna me oleme Räpina heakodupäevadel ja kõik näevad seda reaalselt, kuidas nii-öelda üks maja peaks kerkima. Ja see on tegelikult atraktiivne, see on võistlusformaadis põnev, see on võistlusformaadis kiire, see peab olema täpne. Siin on täna kohal vaieldamatult Eesti tipud ja see on meil tegelikult täna rahvusvaheline. Me täna selgitame välja tõenäoliselt Eesti parima käsitee palkmaja tootja, kes teeb kõige kiirema, kõige kvaliteetsema tapi. So is this your first time competing here? Yes. We don't have this kind of competitions in Finland. But what do you think about this type of competition? I love it. It's very nice. I would like to have this kind of competition in Finland. Maybe it will be organized in the future. What do you like most about it? Well, the most about is like professional benefits, like seeing other top carvers doing their work and seeing their techniques, tools, and meeting people and enjoying also the summer. Olete midagi näinud ka, mida ise paremini teeksite või? Jaa. On ühesõnaga mõni masina jälle siin, mida meil ei ole. Tööriist on ikka erinev. Mõne koha pealt oskaks ise paremini, ma arvan. Nii et soovitaksite teistel tulla ka see häid snitte saada? Ei, kindlasti. Aga oli põnev jälgida või? Jaa, oli küll, jaa. Kas te ise olete ka kunagi midagi saaginud? Väga vähe. Aga kunagi tulevikus tahaksite ka sihukest asja osata või? Et tuleb kasuks. Sina tahtsid ka või? Jaa. Võitja on Estnor osaühingu esindaja Veiko Pall. Mis teie meelest tänavu siis teistmoodi tegite, et nii hästi läks? Tähelepanelikum oli ja pärast kontrollisime. Ega muud muud. Mis te üldse sellest võistlusest arvate, et on see hea koht, kus end proovile panna või miks te olete juba 3 aastat otsustanud osaleda? Auhindada pärast. Ei, selles mõttes hea ju näed, mis need teistes firmades tööd teevad ja see adrenaliin, mis siis tuleb, on hea tunda. Meie sektorisse on vaja tegelikult häid oskustöölisi, häid mehi. Ja see on võib-olla üks võimalus täna noorele. Täna on see Räpina noor, võib-olla järgmine aasta on see võib-olla Tallinna noor, aga see on täna meil võimalus tuua see oskustöö reaalselt pildile.